Kui te soovite artikli sisestada struktuuri, nagu näiteks siin üks artikkel on lahti võetud, toimingud, koos tava ning tuleb välja, et seda struktuuri meil pole. Ehk siis tuleks sisestada, vajutan salvesta, öeldakse ei saa, mingi kohustuslik väljend täitmata. See väljend on tootmise tüüp. Mis siis tootmise tüüp on? Vaikimisi on sisse pandud detail, koost ja toode. Võtan siis ühe konkreetse tootmistüübi lahti, ehk siis selle toote, vajutan Ctrl O ning selle peale avaneb mul siis konkreetne tootmistüübi kaart. Iseenesest sama kiirtee toimib ka teistes vormides ja teistel väljadel. Aga tootmistüübile pääseb ligi ka menüüst tootmine, seadistused, tootmistüübid. Ja jõuame samasse kohta. Tootmistüüp määrab ära erinevad reeglid, mille alusel tootmine toimub. See on kasulik siis, kui teil on mitmeastmeline struktuur, ehk siis alamtootmised käivad ühe reegli järgi ja lõpptoode hoopis teise reegli järgi. Või kui teil on mitu erinevat osakonda, kus siis on jällegi omad reeglid. Ning siin saab ära määrata siis, millisest laost materjali võib võtta. Samamoodi, millisesse lattu tootmise tulemusel antud toode jõuab. Ning saab ka ära määrata erinevaid reegleid, näiteks seda, et kas viimase operatsiooni raporteerimine võtab toote vastu või siis näiteks hoopis tehakse seda niimoodi, et laotöötaja paneb kuhugile konkreetsele riiuli asukohale ja tema ütleb nüüd sellega, et toode on vastu võetud. Ehk siis erinevaid reegleid on võimalik määrata, nende kohta saate pikemalt lugeda meie juhenditest.